Minul on näitab ta praegu, et ta prepare'ib seda live stream'i. Mul ka. Tore ja oleme laivis. Tere tulemast kõigile Must Ärikooli kuulajatele, vaatajatele. Ja täna oleme siin koos Felix Tammiga, kes on tõeline Google'i guru lisaks sellele, et ta Must Ärikooli lektor. Mina olen 15 ja natukene rohkem aastat turunduses olnud, praktiliselt kogu see aeg on Google olemas olnud ja iga aastaga aina, kuidas ma nüüd ütlen, et omandanud rohkem tähtsust, et olla kohal sellel hetkel, kui inimene tegelikult sinu kaupa otsib või vajab. Et see ka siis olemas oleks, sest huvi on tal juba siis olemas, eks, et see on natukene nagu võib-olla parem koht, kui lihtsalt reklaami tegemine täitsa külmalt peale minema. Aga Felix kindlasti paari sõnaga saab endast rääkida, enne kui me päris sisu kallale läheme. Jah, tere kõigile. Et ma räägin natukene oma kogemusest, et praegu töötan agentuuris, meediaagentuuris digiprojektijuhina, ehk siis tegelen klientide digireklaami lahendustega. Et praegu töötan Tensus, enne seda töötasin Mediacomi meediaagentuuris ja enne seda veel olin ka kanali poole peal, et töötasin seal ka veebireklaamide osakonnas. Kõlab nagu pikk ja siukene, kuidas ma ütlen, kogemuste rikas, vähemalt mitmes ettevõttes, eks ole. Aga kui me räägime nagu Google'i reklaamist, siis tõenäoliselt paljudel inimestel esimese asjana tuleb kohe ette see, et kui sa midagi otsid, siis tulevad sul sinna üles, eks ole, mingisugune arv neid makstud vastuseid, mida varasemas elus nimetati Google AdWordsideks ja nüüd lihtsalt Google Adsiks, eks ole. Aga tegelikult on ju palju rohkem, et ava natukene võib-olla seda Google'i maailma ja võib-olla ka kuulajate natukene maailma, et mis võimalused üldse olemas on? Jah, tegelikult need võimalusi on rohkem, et Google Adsis on 3 reklaamitüüpi, et ühed on need, mis sa mainisid juba otsingureklaamid, et kui inimene midagi otsib, et seal on nagu orgaanilised tulemused ja siis on makstud tulemused. Teised on display reklaamid ehk siis bannerreklaamid ja neid võib näha praktiliselt igal pool, et kuna Google'i võrgustik on väga-väga suur, et seal on täpselt arvu isegi ei mäleta, aga üle miljoni veebilehte oli kindlasti. Et lehti on hästi palju, samuti näitab reklaame äppides. Ja lisaks on ka videoreklaamid, kus on põhiline YouTube'i reklaamid. Et kõik käib läbi Google Adsi seadustamise. Et eraldi nagu mingit YouTube'i seadustamist ei ole, kõik on nagu Google Adsis. Ja kuidas ma ütlen, ma küsin niimoodi uudisimulikult, et kas see on jõukohane igale inimesele või peaks selleks mingisuguse tohutu baasi alla endale koguma või on seal äkki mingid sertifikaadid, nii et iga inimene ei pääsegi üldse kõikide reklaamivõimaluste seadistamiseni? Tegelikult pääseb küll on ju, et sertifikaadid kindlasti aitavad kas või enda jaoks, et Google on üles ehitanud nagu päris toreda sellise skill shopi, kus on need kursused olemas. Nad on lihtsasti tehtavad ja et seal saab neid nagu teadmisi kätte. Ja tegelikult Google nagu ei piira väga neid võimalusi, et teha neid reklaame, et nendega saab tegelikult igaüks tegeleda. Põhimõtteliselt, kuidas ma ütlen, et tahe on olemas ja julgus oma rahakotiga natukene riskida, siis võid katse-eksitusmeetodil minna. Aga võib-olla, et neid katset-eksitust natukene nagu tagasi hoida, et korra tuleme tagasi nagu nende kõikide bannerreklaamide juurest, et bannerreklaam on ka ilmselt üsna arusaadav, aga Google otsisõnareklaam, kuidas seda iganes tänapäeval nüüd moodsalt nimetatakse, vanasti olid nad AdWordsideks. Et kus ja kuidas nagu aru saada, et mida inimesed otsivad või mida üldse veel tähele panna, kui neid otsisõnu hakata seadistama, et seal on ka kindlasti olemas ju mingisugune hea tava, et mida teha ja mida mitte teha, eks ole, et võib-olla mõne koha peal tuleb ka kellegi advokaat koputab uksele, et kuule sõbrakene, et päris nii ei tehta. Ja mul enda kogemusest sellised juhtumid päris ei olnud, et oleks mingi päris legaalne probleem otsingu sõnadega. Aga kindlasti soovitan kasutada tööriistu, et Google'i poolt on olemas Google Trends, mis näitab nagu neid trende, et millal ja kus otsitakse mingeid sõnu ja keyword plannerid
ehk siis kui keegi otsib mingit sõna, siis ta kohe näitab, et mis see volüüm võib seal olla ja mis on nagu soovitatud kliki hind võib seal olla. Sest tegemist on oksjoni põhise reklaamiga ja igas nagu valdkonnas on veidi erinevad hinnad. Et kui meil on mingi oma e-pood, on ju, ja me müüme mingi hästi spetsiifilist toodet ja pole seal konkurents ei ole nii suur. Kui tegemist on näiteks finantsvaldkonnaga, siis hinnad on seal kindlasti palju kõrgemad võrreldes teistega. Summad on ka juba nagu suuremad seal. No ilmselt, eks ole, liigub ka mõnes valdkonnas rohkem raha ja on nõudlus rohkem sõnade järgi, et ju see hind niimoodi turul või seal oksjonil kujuneb, eks ole. Ja. Aga kui me nüüd korraks need nagu otsisõnad rahule jätame ja võtame muud kõik need bänner ja kuidas sa ütlesid, et miljonid leheküljed, eks ole, ja paljud võimalused. Et millal neid kasutada või et millal oleks nagu mõistlik kasutada otsisõna ja millal mingit muud või kuidas neid üldse kombineerida või? Jah, väga hea küsimus. Tegelikult oleneb täiesti, et mis ettevõttega on tegu, mis on need eesmärgid. Et üldiselt me võime teha branding kampaaniaid ja et tõsta nagu tuntust, et inimesed tunneksid meie toodet või nad oleksid teadlikud kampaaniast. Ja teine osa on performance turundus, mis juba toob kindlaid nagu action'id, et meil on vaja, et klient näiteks ostaks mingid tooted või et näiteks täidaks ankeeti, mis iganes. Need on nagu kaks osa ja need on mõlemad vajalikud, et kui inimesed ei ole teadlikud meie brändist, on ju, siis nad ei hakka otsima ka meie brändi või meie tooteid ja nii edasi. Ja et display reklaamiga, nende bänner reklaamidega on võimalik tõsta seda tuntust ja otsingureklaam on siuke väga hea juba performance'i osa, mis toob seda action'it nii-öelda. Ma proovin korra nagu su juttu teistpidi lahti mõtestada, et kas ma ise aru sain, eks? Et loomulikult, et üks pool on branding, eks ole, et see tõenäoliselt puudutab rohkem ettevõtet või brändi, eks ole, et võtame mingi ehituspoe näite, et kui sa teed brändingu reklaami, siis sa tõenäoliselt paned põhirõhu sellele, et su ettevõtte nimi oleks tuntud. Ja kui sa tahad mingit konkreetset kaupa müüa, siis tõenäoliselt, ma ei tea, kui sa müüd naelu, eks ole, et siis sa seadistad oma otsisõnad kõik selle peale ära ja sama, ma ei tea, kas kaubale on väga mõtet teha bänner, on ikka. Sõltub kaubast. On ikka, sest tegelikult display reklaamid ei ole ainult brändiga jaoks, et seal saab nagu seda performance'i nagu väga hästi tuua, on ju. Et kui me hakkame tegema konversiooni müüki, kindlasti arvan, sul tuleb meelde, et kui sa oled näinud mingisuguseid bännereid, kus on juba tood olemas ja sul on seal hind olemas ja nupp, et osta, on ju. Ja et see funnel on ka seal päris lühike, et sa saad nagu kohe jõuad selle ostuni. Aga et lihtsalt otsingureklaamidega nagu seda brändi tuntust ei saa väga teha, vaata. Selle jaoks on vaja mingit display või siis videoreklaami. Ja tõenäoliselt keegi ettevõtte nime väga ei otsi, et saada teada, mis ettevõtte see on, et siis tahetakse lihtsalt jõuda kodulehele, et mingid avamis-, sulgemisajad, email või telefon või mingid kontaktandmedeks kätte saada. Et täitsa loogiline. Aga ma korra küsin nagu niipidi, et kus nagu oleks mõistlikum võib-olla kasutada AdWordsi ja kus siis midagi muud, et me keerutame natukene võib-olla selle teema ümber, eks ole, aga kas otsisõnad on nagu mõistlikum kasutada konkreetsetele kaupadele või toodetele või teenustele, saan ma niimoodi õigesti aru? Et kui keegi otsib näiteks massaaž, et siis sa proovid, eks ole, või sa tahad massaaži müüa, et siis sa proovid sinna leida mingi pilve, eks ole, otsisõnu ümber. Ja, et kui meil on näiteks massaažisalong olemas ja me pakume erinevaid massaaže, näiteks tai-massaaž, siis on nagu väga mõistlik juba panna sinna ka tai-massaaž sisse ja erinevaid otsingusõnu nagu tai-massaaž Tallinnas. Kõik tegemist on Tallinnaga. Me lihtsalt paneme massaaž, on ja see võib nagu natuke liiga selline üldine olla, aga võib ka nagu hästi töötada, et seal tasub nagu kasutada neid tööriistu, mida Google pakub ja isegi võib nagu julgelt katsetada ka, et seadistada see reklaam ära
ja vaadata, et mis need nagu reaalsed tulemused sealt hakkavad tulema, et kas see on nagu õige klient, keda me sihime, et kas ta jõuab läbi selle otsingusõna või mitte. Kas on ka mingeid olukordi, kus ei ole mõtet nagu näiteks neid otsireklaame üldse seadistada või noh, kuidas ma ütlen, et kui sul tuleb midagi meelde, et kellelgi jääks nii-öelda üks komistus elus vähemaks? Jah, ma arvan, et mingid sellised ettevõtted, kus ei ole nagu seda konkurentsi, et kui on juba orgaaniliselt väga head tulemused, on ju, et kui me oleme seal juba topis, nagu me oleme esimesed ja selles valdkonnas näiteks ei ole väga mingid ettevõtted, kellel on, ma ei tea, suured eelarved ja kes teevad seal seda search reklaami, siis võib-olla isegi soovitaks, et kasutame orgaanilisi tulemusi, kui seda konkurentsi pole, siis pole väga mõtet. Et kui sa oled näiteks mingi ainukene laevafirma, mis sõidab kuskile saare peale, eks ole, et siis näiteks, tõenäoliselt sadama nimede järgi tuled sa välja juba oma graafiku ja hinnakirjaga. See on nagu väga hea näide, jah. Et tasub vaadata ka, et mis need nagu orgaanilised tulemused on. Väga kihvt. Aga ikka natukene võib-olla huvitab ka see nagu rahaline või kulu pool, eks ole, et kui suure summaga või mis suurusjärguga peaks üldse üks keskmine ettevõtte arvestama, ütleme, näiteks võtame perioodiks üks kalendrikuu, eks ole. Ja et oskad sa näiteks mingid, ma ei tea, kuu või päeva või nädala eelarvet öelda, et alates sellest on nagu tulemused, et alla selle pole nagu mõtet väga, et kui sul näiteks on mingisugune X arv eurosid, eks ole, et ära venita seda kuu aja peale, et proovi parem nädalaga intensiivselt teha. Jah, see on tõsi, et searchidega on hea pigem nagu venitada nende reklaamidega. Mitte just selles mõttes, et sul oleks nagu väga väike eelarve ja sa venida seda, aga üldiselt, et optimeerimise mõttes, et kuna Google ise nagu õpib ka, et kuidas paremini näidata või kellele paremini näidata seda reklaami, siis on nagu learning phase on ka seal olemas, aga ma sellist kindlat numbrit ei taha nagu väga välja tuua, sest kõik oleneb nagu ettevõttest, kõik oleneb valdkonnast, et mõne ettevõtte jaoks võib-olla kuus on 100 eurot, kui me räägime nagu väiksest eelarvest, on ju, et 100 eurot on nagu täitsa piisav ja võib-olla seal on see otsingu volüüm päris väike, et kui meil on spetsiifiline nišikas toode ja inimesed lihtsalt nagu ei otsi seda väga palju, siis seal võib olla piisab ütleme 100 eurost või isegi vähem nagu kuu peale. Kui meil on hästi konkureeriv valdkond, nagu eelnevalt mainisin finantsvaldkond, et siis summa võib juba palju suurem olla. Finantsvaldkonnas ilmselt liigub natuke rohkem raha ka, kui mõnes pisikeses ettevõttes, kellel 100 eurot on juba suur, eks? Jah. Aga kuidas üldse hinnata või mida jälgida, et aru saada, et Google'i reklaamid toimivad? Et seal on ju mingi meetrika küljes, eks ole? Meetrikat on seal täiesti nagu väga palju ja tasub enda jaoks selgeks saada, et mis on just mulle nagu oluline. Et kõik nagu oleneb sinu eesmärkidest, et mida sa tahad sellega saavutada. Ja et Google Adsis on endal nagu olemas need meetriksid, et kindlasti tasub vaadata, palju sealt impressioneid tuleb, et palju üldse nagu nähtakse seda reklaami, palju klikitakse, mis klikkimäär on, ehk siis CTR ja et mis see kliki hind on. Aga kindlasti on hästi oluline, et oleks Google Analytics seadistatud ja et me saaksime juba vaadata neid tulemusi, et mis juhtub pärast seda klikki. Et mida inimesed teevad seal veebilehel, et kas nad külastavad teisi alamlehti ja kui kaua nad üldse on seal lehel. Võib-olla nad panevad selle kohe kinni, et siis nad nagu tulemused ei ole head, kui sul on nagu hästi palju klikke, aga inimesed ei tee seal midagi kodulehel. Most Ärikool kirjutas just blogis ka päris vist äkki paar nädalat tagasi pikalt meetrikast 33 erinevat näidikut, mida nagu jälgida. Ja väga palju ka sellest, eks ole, et jälgi, mis su lehel toimub, et kas inimene tuleb ja kohe bounce ja läinud, eks ole, või ta käib alamlehtedel ja mis seal üldse juhtub, eks ole, kas ta jõuab klikini või ei jõua klikini.
aga ja loomulikult, eks ole, et kui sa Google'is reklaami teed, et siis see sõltub eesmärgist. Kui sa tahad lihtsalt, et su kodulehele tuleb, siis sa tõenäoliselt jälgid seda klikkide arvu, eks ole, ehk traffic ut oma lehele. Kui sa tahad saada mingisugust konversiooni, et keegi teeks midagi kindlat su lehelt, näiteks ostaks, et siis sa ju jälgid seda, eks. Neil on ju kindlasti ka erinevad maksemudelid või? Jah, et kui me räägime lihtsalt nagu trafficust, on ju, et siis vaatame, no ostame klikki, on ju, et Google Adsi seadistamisel üldiselt on ka erinevad need maksumudelid, et kui me räägime näiteks display reklaami, siis me võime osta nii impressionit, nii klikki kui ka konversiooni või mingid muud actionid. Et kui on seadistatud konversioonid on ju ka seal search reklaamides, et siis me saame jah muidugi jälgida konversiooni hinda ja et mis see revenue seal tuleb. Ma korra küsin, et konversiooni puhul, kas sa maksad ainult siis, kui konversioon reaalselt toimub, et kui inimene sooritab selle tehingu, mille sa oled nagu pannud oma eesmärgiks või loetakse konversiooniks seda, et inimene jõuab sinu soovitud leheni. Aga sõltumata sellest, kas ta teeb tehingu või ei tee tehingut, sa maksad ikka? Sa maksad igal juhul, isegi kui ei tee seda tehingut, et päris nii ei ole, et Google võtab raha ainult selle konversiooni eest, on ju. Et Google võtab raha nagu näitamiste eest, et kas juhtub või juhtub konversioon, peame maksma igal juhul, aga see aitab meile näha, et mis on nagu reaalne hind on sellel konversioonil, et palju me peame nüüd investeerima ja palju me saame sealt tagasi, on ju. Et see tegelikult turundajale aitab arvutada nagu välja selle, et mis on tagasisaadava raha hulk. Ja kui aktiivne see reklaamiks on. Et loomulikult Google ei saa võtta vastutust kellegi lehe eest, et kui see näiteks ei toimi nupukene või on väga halvasti disainitud, et ei ole leitav, et siis loomulikult Google seda disainiviga kellelegi kinni ei hakka maksma, eks. Facebookil on samasugune põhimõte, et nemad nagu võtavad ka impressionite eest raha. Et kuigi seal on erinevad need ostumudelid olemas, kokkuvõttes sa maksad ikkagi impressioni eest. No põhimõtteliselt küll, jah. Kui sa saaksid või peaksid andma 3 nõuannet, mis need võiksid olla? Jah, ma arvan, et esimene oleks, et kindlasti defineerige enda jaoks kindlat eesmärki, et mida te soovite saavutada selle reklaamiga. Et olgu see siis traffic, olgu see mingi lead form, või on see nagu müügikasv, isegi kui nagu ei ole konversioone seadistatud, et saab ka seda müüki tõsta, aga peaks nagu teadma, et mis see eesmärk on ja juba sellest eesmärkist lähtuda, et kuidas me seadistame selle kampaania. Teine on, et kindlasti optimeerige oma moondamistehti. Et kui me teeme otsingu reklaami näiteks, et see sama massaaži näide, et kus oli tai massaaž, et siis inimene võiks kohe ländida sinna tai massaaži lehele, mitte üldisele kodulehele. Et mida lihtsamaks me teeme nagu kliendi jaoks selle journey, et kus ta nagu otsib, leiab nii reklaami eest, ta jõuab sinna tooteni, seda suurem on tõenäosus, et ta tuleb kliendiks või konverteerub, et teeb ostu. Ja kolmas on see, et don't overthink, et ei tasu nagu võib-olla liiga palju üle mõelda neid asju, et kui meil on väike eelarve, ütleme seal 100 €, et nüüd me hakkame mõtlema, et okei, ma panen seal hästi palju erinevaid keyword'e, et kasutan hästi pikka keyword'e, teen hästi keerulise reklaami, siis ilmselt ei hakka nagu töötama väga hästi. Et tasub nagu meeles pidada, et mis on need reaalsed otsingu volüümid, palju otsitakse seda. Kui tegemist on väikse eelarvega, siis ei ole soovituslik liiga palju keyword'e panna, et siis muidu ta ajab selle liiga hõredaks, et pigem nagu keskenduks natukene väiksemale arvule, et jah, ei tasu nagu seda üle teha. No kõlab väga loogiliselt, eks. Et optimeeri oma rahakoti ja jälgi, mis toimub ja ära mõtle üle. Põhimõtteliselt küll, jah.
et see kõlab nagu äri ABC. jah, aga vahest tuleb seda korduda, vaata. Kas on midagi sellist, mida ma ei ole võib-olla osanud üldse tähele panna või küsida, aga mida sa tahaksid ise rääkida või mida sa tunned, et mida nagu peaks ütlema, et kui me üldse räägime Google'i reklaamist? Ma arvan, et need võib-olla, kes ei ole veel tuttavad Google'i reklaamidega, on ju, kes nagu tahavad proovida, ma pigem julgustaks neid, et luua see konto, et vaadata nagu, mis seal toimub. Ja kui on nagu, ise proovida, et ei pea kohe nagu reklaami laivi panema, aga vaadata, et mis need nagu võimalused seal on. Ja et võib-olla vaadata natukene neid kursuseid, et teha endale väike intro nagu, et millega on tegemist. Ja et tasub nagu proovida, kui ei ole veel seda tehtud. No loomulikult kõike, eks ole, me ei jõua niisuguse lühikese ajaga ette anda, et me oleme võtnud omale eesmärgiks umbes 20 minutit rääkida ja võib-olla natukene peale, eks. Tegelikult pead sa ju sellest mitmetunniseid loenguid ja ilmselt ka mitmes osas, eks ole, ja koos praktiliste nende kodutööde ja asjadega. Et kui me korra nagu räägime üldse Most ärikoolist, kus sa lektor oled, eks ole, et siis kindlasti oled sa valmis kõike seda õpetama nii kursustel kui ilmselt vajadusel ka personaalselt, kui keegi tunneb, et ta tahaks tohutult, eks ole, süveneda sellesse Google'i maailma. Ärikoolis, mis mulle meeldib vähemalt või mis tundub hästi loogiline, on see, et peale iga tundi on praktiline ülesanne. Et sisuliselt ju kaldal, eks ole, ujuma ei õpita, et selleks peab ikka vette minema. Et kõik, mis teoorias tuleb, kõike saab kohe praktikas katsetada. Õnneks on ka lektor olemas chatis, kelle käest küsida, et kõik ei jää meelde, eks ja vahest ei saa aru ka isegi, kui vaatad salvestuse 2 korda üle, ei jõua kohale. Et hästi lihtne protsess, vaadake kodulehelt kursuste kava ja jumala eest Google Ads igal juhul toimib ja aitab äri edendada. Seda küll, sellega ma olen ma olen ka nõus, et ma ei kujutaks elu ilma Google'ita enam ette hästi. Ja see on tõsi. Et vist aasta 2005-2006 oli võib-olla selline, kus .com proovis nagu teist korda tulla ja siis ettevaatlikult e-poed hakkasid Google'i reklaamile nagu reklaami rõhku panema, eks ole, mitte enam bänneritele nimega. Et tänapäeval ilma Google'i reklaamita päriselt ma ei tea, kuidas äri teha. Et kindlasti kellelgi on mingisugune võluvits, aga mina seda ei oska. Aga minu poolt, kui sul midagi rohkem ei ole, siis mina ütleks sulle aitäh ja ka kuulajatele aitäh ja kohtume jälle peagi. Jah, tänu sõnud ka minu poolt vestluse eest ja kuulajatele. Juba, tšau! Tšau!